tere mõne nädala eest kirjutatud arvamusloo põhjal loodud õppematerjali abil eesti keelt õppima. Arvamuslugu on niisugune asi, mis ilmub ajalehes ja kui ta on ilmunud, näeb ta välja nii. Soovitan sulle, leia omad ja räägi välja. Tänan suurepärase toimetamistöö eest, Manuna Paris. Mina panin sellele samale tekstile pealkirjaks, kus on, sinna tuleb juurde ja teksti seest võtsin ära kirjavahemärgid, kokkulahkud. Ühtlasi kutsun sind üles kirjutama, kuidas sina kuhjumistega toime tuled. Tekst on pikk. Võta seda kui õhtumuusikat, võta seda kui vestlust sõbraga, võta seda kui eriti leebet ja mahedat keeleõppe moodust, kus on koma muidugi, sinna tuleb juurde mõttekriips keset pealkirja, telli täpselt. Pihin hingede aja, üks sõna keskel sulle sellest samast kokku, koma, mille sees ka sina sumad, koolon. Järgnev lauseosa selgitab, mida väidab esimene lauseosa. Niisiis, mitte kunagi varem justkui üks sõna, nii kui naagui justkui, ikka üks sõna. Ei ole olnud pimedus nii sügav, koma, muda nii kleepuv ja kurnav, koma, arved nii suured, koma, tülinorimised, üks sõna, termin selline masendavalt tuttav on ja, nii ebaõiglased kokku, ega ja ning ega või nende ette koma ei käi, ega sihi kadumine silme eest nii krooniline, koma, eks. Katsu sa vastu vaielda, on ja? Ma tean, koma, et ka sinul on see edasi. Mõttekriips, armas turvaline kirjavahemärk. Meie vahel blingib ju ühenduses hoidev FB, Facebook. Ühenduses hoidev võib olla nii kokku kui lahku, kuis tunned. FB, koma, mis näitab pidevalt, koma, mida värki me kõik mürame. Näe, koma, tema on puhkusereisil, kokku, üks sõna, loogiline, eks, reisiliik, mitte puhkusele kuuluv reis. Puhkusereisil. Koma, ühe asuga. Mõne aasta eest oli täna lumi maas ja koma, kui naiivselt me tookord loomulikult on üks sõna, rõõmustasime ja uskusime, koma, et nii hästi ja õigesti jääbki ning tead küll neid tundeid. Metaroboti ette veeretatud jääb lahku, sest on laiendiga metaroboti ette veeretatud mälestuste ning kaasteeliste üks sõna tubliduse silmitsemisel. Elavad ja surnud inimesed ja muud loomad, koma, nii tegelikkus, kui sina nõnda teistsugused, üks sõna, kui toona tundus. Nende kuhjumiste puhul tuleb lausa jõuga meeles pidada,
koma, mille eest tänulik ei ole või koolon. Meeles pidada, pigem koolon, teate isegi, mille eest tänulik ei ole, koma, see võetakse sinult ära ning oleneb sinust ja ainult sinust, koma, missuguseid üks sõna kogemusi juurde ja juurde tõmbab. Tellimisega tuleb väga täpne olla. Indiaanimeelne üks sõna, artist, koma, raadiomees üks sõna, muidu oleks ta raadiole kuuluv mees. Raadiomees Lauri Kare laos ütles ühes meie etenduses, koma, et kosmoses tellimisega tuleb väga täpne olla, eriti, koma, kui su läbi halli kivi tahtmised pole suure pildiga kooskõlas üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Lisaks kutsud vägisi nõudes sama jama aina juurde. Kujuneb kuhjumine nagu pidev proovikivi, üks sõna, kiviliik, koma, kui palju sa välja kannatad. Küsimusele, koma, kuidas läheb, koma, võib üsna igaüks kokku meist vastata. Koolon, siit tuleb otsekõne. Koolon, jutumärgid algavad alt. Kõik kadestavad, koma, sest nad ei tea, jutumärgid kinni. Mina postitan võimalikult helgeid ja tõstvaid vidinaid, koma, teades, koma, et kaasteelistel üks sõna on sama salajased hirmud ja kannatused, koma, nende peal fassaadiks sotsmeedialised naeratused, koma, peod ja soojamaareisid, kõik 3 sõna kokku. Meie kõigi avalik visiitkaart, üks sõna on ühtmoodi kokku petlik, mõttekriips, nagu ka püüdlused iseennast kokku, juukseid pidi üks sõna, kättpidi, juukseid pidi, tead ise mida pidi, ikka kokku. Masenduse mülkast, pigem kokku, masenduse mülkast välja tõsta à la baron von Münchhausen, kes kuulab muusikat, koma, kes neelab seriaale, koma, või mõttekriips, minul jaurab tööde taustaks teejuhtide üks sõna, coach'ide, kanaldajate kanala. Teejuhtide, koma, coach'ide, koma, kanaldajate kanala. Kiidetud olgu julgustav, jutumull, üks sõna. Ja siit tuleb otsekõne, ehk siis kanala ühendatud sõnum tuleb siit. Niisiis, jutumull, koolon, jutumärgid algavad alt. Saad, koma, mida vajad, koma, mitte seda, koma, mida tahad. Omas tempos, usalda, ole voolamises, tunne nii, koma, nagu kõik, koma, mida vajad ja väärid, on juba olemas. Jutumärgid kinni, ent pilk piidleb akna taga mudas lonkavat fakti. Möödas, ära paranes. Mullu samal ajal kogesin omal nahal inglite aega, koma, kui hobused tagumine parem jalg jäi puutüvede üks sõna vahele ning kuude pikkune kokku. Kodune ravi lõppes Jelgava ülikooli vettkliinikus üks sõna, see vettkliinik. Kokku 3,5 tonnise jääb lahku. 3 tonnine oleks koos, 3,5 tonnine jääb lahku arvega ning korjandusega. See oli imeliselt helge elamus, koma,
kuidas nädalaga kogunes nii ammuste tuttavate, tänaste teekaaslaste kui ka täiesti võõraste ilusate hingede abiga see summa tilkshaaval, üks sõna, kokku. Miks tilkshaaval kokku ja kokku? Sest see on sama nagu tilkhaaval, päevhaaval, tükkhaaval. Tilks ütleb sulle siis telefon, kui on laekumine. Nüüd jäi proua hobuse tagumine vasak mudapakkumisse, üks sõna, ta väänas kepsu lihtsalt ära, korras juba, sest ülipüüdlikult üks sõna üle reageeriv. Muidu oleks kokku üle reageeriv, kuivõrd on laiendiga ülipüüdlikult üle reageeriv, siis jääb lahku teise pere täkk, jäi tibakauaks meile. Longe õnneks väheneb iga päevaga ilma kulukaid konsultante kutsumata. Mõttekriips, nagunii üks sõna on müürina ees, tasumist ootavad arved ja kodudokumentide üks sõna legaliseerimise nimel pankadele meeldimine. See on teile nii tuttav, ma ei hakka isegi seletama. Meil on eesti keele tund, eks. Su kõrval seisan ma nagu sild üle vaevavete, vaevaveed, üks sõna. See on Simoni ja Garfunkli laulu pealkiri, Sild üle vaevavete. Teate küll, imeilus laul, ühes mu näidendis oli. Nii ratsionalistid kui esoteerikud, nii kui ka ilma komata, kui tavatsevad uskuda, et meie koduloomad kokku võtavad enda peale paugud, mis tabanuksid muidu meid ennast. Hingede ööl üks sõna tabas meie noorukest prantsuse buldog delfiini. Nagu näete, me ei kääna täiendit laiendit, ainult nime kääname, delfiini. Idiopaatiline vestibulaarne sündroom, mõttekriips. Silmad pöörlesid, kõrvad tiirlesid, tiirataara üks sõna ja püksis, nagu Erroris robot. Petsiti kliinikus, öövalves, valveliik, üks sõna, olnud doktor, väikese tähega, ilma punktita on meil lühendid. Doktor Magda-Liisa Lepp ütles, et niisugust üks sõna seletamatut errorit esineb ülipalju, üks sõna. Kui endal ei ole juhtunud, siis ei tea ju. Koeratirts kokku on mõne päevaga üsna iseeneseks kokku taastunud. Jäi meeldetuletus kokku, et üksteisel üks sõna olemas olemine ei ole enesestmõistetav, üks sõna. Delfiin hoiab suhteliselt palju pead paremale. Ka see läheb mööda. Sama on mu ühe lapse Potsiga. Mõttekriips, nagu tohtrid Madis Veskimägi ja Imre Rammul posturaalse ortostaatilise tahükardia sündroomi kohta ütlevad, Pots tuleb peale. Peavalu ja ärevus ees, mõttekriips, südame pekslemine ja minestamine taga ning seda on 21. punkt. See on järgarv 21. sajandi
maailmas 2 sõna kokku moodustavad täiesti teise väljendi. Maailm, 1 sõna, 100 000. Samuti esineb 10 000 meist aeg-ajalt kokku ägenev krooniline tõbi, siht silme eest kadunud. Selle me paneme jutumärkide sisse, see on tõbi. Jutumärgid eesti keeles algavad alt, jutumärgid algavad siht silme eest kadunud, jutumärgid kinni ja nüüd punkt. Jutumärgid on enne punkti. Mitte miski ei ole justkui 1 sõna, hullemini kui tavaliselt, võrdlev kui selle ette koma ei käi, mõttekriips. Ometi tekitab üha karmistuv koorem ajutise pingetalumatuse 1 sõna. 18-tunniliste kokku, tööpäevade termin kokku, taktis isegi ei küsi enam koma, mille nimel, mis peale, see peale, 1 sõna, mis peale kokku, kõik koma, mille oled loonud ja kes on kõige kallim, koma, ärritab kõige rohkem. See on kiiluga põimlause, pealause, mis peale kõik ärritab kõige rohkem. Sellest see tagumine koma. Südame üdini minu loodud sõna, 1 sõna mõistagi, armastatud hobuste, koerte, kasside, sinna vahele võiks panna sidekriipsud, selline loetelu nagu rong ja nende peale vihastades süüdistad end loomulikult koma, kui nendega mõni oblakas juhtub. Mõttekriips, kõik on kõige ja kõigiga ühenduses kah, jah. Ajad, koma, mil elavad, kadestavad surnuid, on väljend piiblist. Koma, mis meenub koma, kui enam ei jaksa ei ennast ega teisi puudutavaid halbu uudiseid kuulda. Kirjandusõpetaja 1 sõna, Pille Pippar, valis eesti keele väikese tähega C1 eksamiks valmistumise õpikusse. Näitan millisesse. Õpikuid on C1 2 tükki. 1 on Helis Oidekivi Kosjapoeg kirjutanud. See on harjutamised, aga valmistumise õpik on see. Mõlemad väga head. Aitäh autoritele. Ja Pille Pippar valis sinna Berit Kašani teksti. Tuleb tsitaat, mis näeb välja üsna nagu otsekõne. Kašani teksti koolon, jutumärgid algavad alt, pärast luupainajat 1 sõna koma, millest ma ei saanud rääkida, koma, istun su köögilaua 1 sõna, laualiik taga ja joon lahtunud purust valmistatud kohvi. Mina ei tea, koma, miks eilne pehmete servadega õhtu tina halliks. 1 sõna, kui halliks, tina halliks. Hommikuks settis ja miksu kohvipurgile 1 sõna, purgi, liik. Gaas korralikult peale ei käi. Aga nüüd on kõik liiga lahja ja maitseb valesti. Kui me teeme väljalõike, siis me paneme kaldkriips, mõttekriips, kaldkriips, seal vahel oli ka suur osa luuletust, välja sai võetud, edasi läheb nii. Aga siis kukub su püüdlikult määritud röstsai 1 sõna põrandale, võitatud pool jääb üles, muigad tõstad saia taldrikule, koma,
võtad sahtlist täiesti avamata ja mitte avamata kohvi, vaid kohvipaki, üks sõna. Ja mulle hakkab vaikselt meenuma koma, miks kõigi maailma, üks sõna, meeste hulgast istun ma ikkagi just sinu köögilaua, üks sõna, taga. Ja sulgude sees täna piisab vähesest, omakorda jutumärkide sees, luuletuse nimi on see. Võõrad lood ja tülid kleepuvad õhust külge ning kui oled juba mitte sinu koorma all küürus, siis igasugused üks sõna, uudised, nõudmised ja äraütlemised kokku viivad eriti kergesti tasakaalust välja. Mina, mitte mina. Me teeme vahet heal juhul, aga enamasti ikka tuleb sellest piirist miski läbi, üle, kleepub külge ja imeb tühjaks. Jah. Tasakaal, loomulikult üks sõna. Kunstnik maestra Marje Berlocco, kes hingede ööl üks sõna, ehk siis mitte hingedele kuuluv öö, vaid öö enne hingede päeva, koju suure tähega, saate ise aru, päris koju, lendas, arutles. Tuleb tsitaat, tuleb otsekõne, ehk siis arutles jutumärgid algavad alt. Kõik on alati õigesti, kõigi maade kurud ütlevad ühiselt ning iga näiline äpardus annab sama kinnituse, mida halvem, seda parem. Läheme jamade jadast võimalikult rahulikult läbi, siis saavad õiged asjad juhtuda, jutumärgid kinni. Koormus ja kitsikus kasvavad käsikäes, üks sõna. Aegadel, mil teed aina rohkem tööd ja jääd aina rahatumaks, tilgatumaks, rahatumaks. Rahatumaks, unustad. Murutar tegi siia põimlause. Kiil on lause sees, keskel, ehk siis aegadel unustad naerda, laulda ja tantsida. Sellest see tagumine koma. Harvadel õnnetunde üks sõna hetkedel, mil hing on hetkeks helge ja seda me kirjeldame inglisekeelse väljendiga I am human being, not human doing. Me trükime selle kursiivis ja jutumärkide sees, sest see on väljend. Mõlemal pool jutumärke omakorda on mõttekriips. Niisiis hing on hetkeks helge, mõttekriips, jutumärgid algavad. I am human being, not human doing, jutumärgid kinni, mõttekriips. Kutsub alalise tegutsemise neuroosiaia, üks sõna, kuninganna. Keiti Williamsi võrratu väljend. Neuroosiaia kuninganna ennast kohe korrale, sest nii mul kui sul on hirm õnnelik olla. Järgmisel hetkel helistabki sõbratar, kelle elulaadi talu, kõik kolm sõna kokku, tallu infiltreerus ennast tutvustamata loomakaitse, üks sõna. Hetk hiljem sõnumineerib ennast ületades maal elav üksik uitaja, kelle peale telesaadetesse, üks sõna, pürgivad naabrid oma ameerikalikul
igavuse peletamise moel on järjekordse üks sõna pidemetäie kokku, poolitusmärk rea lõpus, kaebekirju, kirjade liik, üks sõna saatnud. Tilks, oled nii otseses kui ülekantud üks sõna mõttes täägitud imelise Diana Klassi ja tema eluarmastuse case'i, mõttekriips või koolon, kuidas soovid. Peatselt ilmuva raamatu tõttu on meediamadinad täis ning paljastusi kartvad võib-olla nii kokku kui lahku pärijad on ise paljundanud paljut, mida Verni Leivaku teoses üldse ei olegi. Ventilaatorisse lennanud essuga saavad kõik pihta. Oi, üle aastate võtab ühendust metsamees üks sõna Ott Olesk, kellega koos sai koostatud vigur saetud üks sõna, omadussõna selline. Puitskulptuuride üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, liitsõna poolitame ainult sõnade vahelt. Puitskulptuuride raamat, mõttekriips, tubli tegude inimene kokku on kirjutanud buketi tekste, kus on napisõnaliselt üks sõna ja täpselt kujutatud kiuslikud inspektorid, alamakstud üks sõna ja ülereageeriv, võib-olla nii koos kui lahus, politsei ja teised lühendid ilma punktita ja teised ametnikud. Rahvateenrid üks sõna, kes oma leivakannika üks sõna eest võideldes on sama kurnatud ja heitunud kui meie, võrdlev kui selle ette ei käi ning kelle sõbralikkus on uuemal ajal ime, mitte norm. Muidugi teame, et meediat ja kaasteeliste üks sõna muresid tuleb ellujäämiseks kokku väga napilt doseerida ja distantsi hoida. Ikkagi jälgid päikeselidakaid, orkaane, vulkaane ja Peipsi-taguse üks sõna, sellepärast on väikese tähega ka omadussõna selline, Peipsi-taguse naabri möllamist. Kuivõrd Maslow, ülakomaga käänane, sõnastas oma põhivajaduste üks sõna püramiidi juurde tõeselt, et turvatunde üks sõna alus on informeeritus, jälgime mõistagi kosmiliste külaliste liikumisi. 3i, 3i, Atlas, Swan, Lemon, Borisov, palun tulge, tehke meie planeet ja inimkond korda või pihustage, kuidas heaks arvate. Parem õudne lõpp kui lõputu õudus, mõttekriips, tuttav tunne, eks. Vähemasti pangad tõmmake seinast välja. Me oleme oodanud iseennast üks sõna. Biorobotiteks oleme oodanud iseennast, mõttekriips. Biorobotiteks rusututena pürgime parimaks versiooniks enesest. Meie kooli õppejuht üks sõna, Riina Leppmaa, tavatseb klassi sisenedes kõik lambid korraga põlema panna. Sellistel puhkudel oleme silmi kissitades, võib-olla nii kokku kui lahku, silmi kissitades mõelnud,
mõttekriips, oleme nii kössis, kui oma kännis ja kortsus, kui oma vaja siin sähvida. Vaja jah, ühe hašiga. Sädeinimene kokku, Siiris isas käivitas mäletatavasti lausa üleriigilise kokku koolimajade kokku, majade liik. Valgustamise aktsiooni Saagu valgus igas mõttes. Kui kõike kohe tahan, mõttekriips, vales järjekorras üks sõna, ka veel mõttekriips. Meenutan sõjalendurist üks sõna, kirjanik Exupéry, viimse teksti viimset rida. Koolon, jutumärgid algavad alt. Armas Jumal, õpeta mulle väikeste sammude astumise kunsti, jutumärgid kinni. Üks päev kokku, teise homme kokku, tuleb lumi. Mardid toovad vilja, sidekriips, ja Kadrid karjaõnne kokku. Ehk siis viljaõnne ja karjaõnne. Seejärel kokku viime tuhka tooma, üks sõna tuhka toomas. Toomapäeva suurpuhastuse ajal viiakse teise pere ukse taha. 21. detsembril jäi meelde. Ja, punktiga 21. Õige eestlane. Tuhka tooma välja. Talvise pööripäeva üks sõna, ostuorgiast üks sõna. Oskame ju ometi mööda vaadata nii, et jõuluilu üks sõna ei muutu jõulujõledaks kokku. Alustasin oma pihtimust üsna mastmaas olekus. Nende sõnade vahele sobivad sidekriipsud, mastmaas olek. Mastmaas olekus, ära rääkides sai väga oluliselt kergem. Soovitan sulle sama. Koolon, leia omad ja räägi välja sulle. Sa võid mulle ka rääkida või kirjutada. Kevadel, kui rändlinnud kokku tagasi tulevad, oleks ju kena kodus olla, mitte surnudega Hispaanias. Ja nendega koos kohtumisrõõmust üks sõna, rõõmu liik. Ja nendega koos kohtumisrõõmust hõisata. Mina tahan. Mõttekriips. Taha sina ka. Aitäh sulle. Me kõik arvame üksinda omaette, et ainult meil on nii. Ei ole. Kõigil on ja sellepärast on nii mõistlik, nii vajalik, nii tähtis, nii turgutav, tühjendav, täitev, laadiv ära rääkida, sest sa saad aru, mida ma saan aru, et sa saad aru. Elame veel ja kevadel tulevad rändlinnud tagasi. Elu läheb edasi. Kõik on hästi. Kalli musi pai.